6. tööriist meie saavutamise tööriistade komplektis on pühendumus. Pühendumust võib väga mitmeti lahti seletada ja mõista. Olen ise pühendumise all eri aegadel eri asju silmas pidanud. Näiteks endast parima andmist või siis maksimaalset vaimset kohalolekut. Täna on pühendumine minu jaoks eelkõige eesmärgi, tegevuse, protsessi või inimese omaks võtmine. Sellest lähtuvalt on peamiseks järgmine küsimus. Kuidas toda tööriista, mis aitab meil kogu energia, kogu enda vaimset jõudu ja kogu enda ressurssi eesmärgi saavutamise vankri ette rakendada? Mul on pühendumiseks sulle 5 lihtsat soovitust. Esimene neist on seotud otsusega. Pean selle all silmas järgmist. Sa nimelt kas võtad eesmärgi, ülesande või projekti enda omaks ning otsustad end maksimaalselt rakendada või siis sa ei tee seda. Kui tahad teoks teha endale tähtsa mõtte, siis pead selle nii-öelda naha ja karvadega omaks võtma või kui soovid, siis alla neelama. Pead selle päris enda omaks võtma, ka siis, kui see polnud algselt sinu enda poolt välja mõeldud või algatatud. Kui sa tahad kellegi teise eesmärki edukalt täita, siis sa pead selle enda omaks tegema. Sisuliselt räägin ma pühendumise kui eluhoiaku omaks võtmisest. Ehk veelgi lihtsamalt, kui sa tahad kätte saada seda, mis sind tegelikult elus huvitab ja motiveerib ja innustab, pead sa hakkama hinges ja südames pühendujaks. See pole tegelikult kuigi raske, sest sa ju oskad pühenduda. Pean kihla, et kui sa paari viimase kuugi peale tagasi mõtled, tuleb sul kindlasti meelde mitu olukorda, kus sa olid hingega asja kallal ja andsid endast kõik. Ja ma pean kihla, et sa nautisid seda täiesti ka. Inimesed vahel kardavad pühenduda. Nad kardavad, et tulemus võib ka maksimaalse panuse korral siiski kehvem olla, kui nad lootsid, või et teised nende ümber veevad seanahka ning nemad on ainukesed, kes tubli timurlasena panustavad. Igal juhul pole kuigi raske end sellises olukorras veidi lollina tunda. Kuid kas sa peaksid laskma taolistel asjadel end häirida, eriti tähtsate asjade juures? Usun, et mitte. Kui sa otsustad pühenduda ja just õigele asjale, siis saad seda tehes juba protsessist topelt naudingu. Ning see, nagu sa ise kindlasti ka oled märganud, suurendab olulisel määral soovitud tulemuse saavutamise tõenäosust. Teine soovitus, mis aitab sul olulisel hetkel lihtsamini pühenduda, on järgmine. Koonda enda ümber ka teisi pühendujaid. Proovi enda ümber koondada neid inimesi, kes on samuti loonud endas harjumuse teha kõike, mida nad teevad, eriti aga just tähtsaid asju, nii hästi kui vähegi võimalik. Meenuta, mida ma rääkisin motiveeriva keskkonna juures. Meenuta nende inimeste enda ümber koondamist, kellega sul on meeldiv koos olla, kes on sinust sarnased, mitte sinust erinevad. Oluline osa on ka meeskonnas just väärtushinnangutel. Kas inimesed sinu ümber väärtustavad samu asju või mitte. Ja pühendumine on üheks taoliseks väärtuseks. Soovitus number 3 kõlab nii ja ma usun, et see tuleb sulle veidike tuttav ette minevikust. Tea täpselt, mis põhjusel sa midagi teed. Mõtle välja ning pane endale tähtsate eesmärkide ja tegevuste peamised põhjused kirja. Ma rõhutan siis juba 3. korda oma peamiste motiivide läbimõtlemist ning üleskirjutamist. Mida mingi eesmärgi saavutamine sulle annab? Miks see tähtis on? Mida positiivset see endaga kaasa toob? Mida selgem on vastus küsimusele, miks, seda lihtsam on sul pühenduda. 4. soovitus räägib tähelepanu koondamisest ühele asjale korraga. Ainult ühele asjale. Meie tänane kiire maailm sunnib meid tegema mitut asja korraga. Lihtsam näide selleks on autos sõites telefoniga rääkimine. Eriti osavad vennad vastavad ka samal ajal e-mailidele. Mitme asja korraga tegemine näib ja vahel ongi olulise ajavõidu allikas, kuid oluliste sulle tähtsate asjade juures oma tähelepanu killustamine on kindel viis alamõõdulist tulemust saada ja protsessi mitte nautida. Ja seejuures inimestele jätta endast muljet, et sa neist eriti ei hooli. Ja kui te arvate, et inimesed sellest aru ei saa, kui te telefonis vastate e-mailidele, siis te eksite. Vähemalt teie naine või mees saab sellest kindlasti aru. No mees võib-olla mitte naine igal juhul. Ise ma olen viimasel ajal
just kodu kontekstis palju pühendumisele mõelnud. Mul on 2-aastane tütar ning 5-aastane poeg. Ja just tütart Mariat magama pannes, eriti aasta tagasi, kui ta oli aastane, mäletan selgelt juhtumeid, kui ma teda uinutades mõtlesin samal ajal sellele, et kuidas ma tahaksin all hoopis mingit filmi, näiteks Sopranode sarja vaadata. Ja seega polnud mõtetega mitte magamistoas Maria juures, vaid hoopis all elutoas teleka ees. Proovid nii, proovid naa, oled veidikene kuri, veidikene pettunud, isegi solvunud, aga laps ei jää ega jää magama. Ja vahel läks väga selgelt tund-poolteist. Ja ma mäletan selgelt ka vastupidiseid näiteid. Kui olin kogu oma vaimu, energia ja armastusega lapse juures ning pühendusin oma tähelepanu ainult talle, jäi ta 1,5 tunni asemel magama 20 minutiga. Mul oli omal ajal unikaalne võimalus, nagu ma rääkisin ka alguses, õpingute vaheajal suviti tööd teha firmas, mis õpetas üliõpilastele müügitöö kaudu nii elupõhimõtteid kui ka elus hakkama saamist. Ja üks printsiip, mis mulle Southwesternis omaks sai, oli tee täiega, anna endast parim, mis tegelikult haakub ka pühendumise esimese soovitusega, milleks oli otsus pühenduda. Kui sa mõtled tagasi möödunud aastale, siis leiad kindlasti isegi mitmeid kümneid olukordi, kus sa olid 100% kohal, kus sa nautisid tegevust, kui sulle meeldis see, mida sa tegid ning kellega koos sa tegid seda. Ning pühendamise puhul polegi küsimus mitte niivõrd selles, kas sul on see tööriistu olemas, vaid hoopis selles, kas sa pruugid seda või mitte. Ja enamgi küsimus on ka selles, kas sa oled valinud pühendumise teadlikult oma elufilosoofia osaks või mitte. Igal juhul soovitan sul seda teha. Pühendumine oli tööriist number 6.